mul on hästi pretensjoonika nimega ettekanne ja poliitfilosoofiline sai pandud nagu sellepärast, et poliitfilosoofiline võiks olla nagu ta sellepärast, et meil on vaja tegelikult ju praktilisi lahendusi, taktikaid, uusi suundi, strateegiaid, kõigile nendele asjadele, millega me tegeleme. Ja me võiksime nagu otsida vastust küsimusele, et kuidas need asjad, millega me tegeleme, tegelikult nagu peaksid olema. Ja üks põhjus on see ja teine, miks me nendele küsimustele vastuseid otsime, on võib-olla see, et üleeile helistas üks naine, ta ei tutvustanud ennast, aga ta ütles, et ta jälgib loomuse ja Eesti loomaõiguslaste tegevusi juba väga kaua ja kõik on kahtlematult väga hea, aga meil puudub igasugune vundament. Ja mina muidugi loomuomaselt sain pahaseks, ütlesin, mis moodi ja lugesin talle ette igasuguseid asju, kuigi asi on üldse nagu selles. Ja siis ma mõtlesin, et äkki peaks selle vundamendi kuidagi sõnastama ja seda vundamenti olen ma nüüd üritanud sõnastada paar päeva, umbes 20 minuti pärast te saate aru, et see ebaõnnestus, vundament see ei ole. Peab tagasi helistama. Aga see, mida siis peetakse nagu kaasaegse loomaõigusliikumise või aktivismi peamiseks aluseks, eriti nagu uuemate organisatsioonide poolt on utilitarism. Peter Singerist oli juba juttu, Egle sai Silveri peale pahaseks, miks teda välja ei toodud. Kasutan võimalust ja ütlen, et Peter Singeri Animal Liberation ehk loomade vabastamine ilmub loodetavasti veel sellel aastal ka eesti keeles. Tõlkija muuseas istub ka siin ruumis, aga kuna ma ei ole taga kokku leppinud, kas ma võin seda öelda, siis ma praegu ei ütle, kes see on. Et ühesõnaga niisugune tore sündmus on veel sellel aastal tulemas ja see on üks tüvitekste kahtlemata küll, aga mitte ainuke. Ja kuna see utilitarism on loomaõigusluses niisugune valdav alussüsteem või suhtumine või filosoofia, siis loomulikult on ka üks osa loomaõiguslusi, kes katsub sellele kriitikat teha. Nii et sellest on siis see pealkiri või teema ka tulnud. Et Nietzsche't siin korra nimetati ja Nietzsche, kui seda võib kriitikaks nimetada, nagu oli pahane utilitarismi peale sellepärast, et see jaotab kõike, mis on nagu, kõike, mis põhjustab kannatusi, see on nagu saatanast, evil, hästi halb ja kõik, mis valmistab naudingut, et see on hea. Et tema arvates oli see nagu liiga lihtne ja kindlasti peaks edasi lugema ja uurima, et miks ta seda kõike niimoodi mõtles, aga kriitiline ta kindlasti oli. Siis on üks niisugune väga huvitav artikkel, mille on kirjutanud filosoof perekonnanimega Harris ja kes on kirjutanud siis artikli The Survival Lottery või ellujäämisloterii. Temal on seal niisugune idee, et kui mitu patsienti vajavad elu päästmiseks erielundite siirdamist ja elundeid varuks ei ole, siis tuleb tappa juhuslik terve inimene, see võib siis igaüheni jõuda mingil hetkel ja võtta tema elundit, sellepärast et utilitarismi mõte on siis see, eks ole, et mis tahes olukorras on moraalselt õige tegu selline, mis toob kaasa suurima võimaliku kasu, see tähendab seda, et kui siis me selle ühe inimese elunditega päästame ära 5 inimest, siis juba on kõik hästi ja me oleme õigesti teinud. Millegipärast seda utilitarismi kasutatakse või peetakse õigeks väga palju loomade puhul, väga mitu erinevat autorit on seda nagu välja toonud, et loomade puhul on see nagu okei, aga inimeste puhul ikka päris niimoodi ei ole. Ka seda Harrise Survival Lottery artiklit on väga palju arutatud ja kritiseeritud, aga eks ta nõuab ka nagu rohkem süvenemist. Siis kes on väga, võib-olla filosoofidele siis tuttavam veel utilitarismi kriitika on Bernard Williams, kes on inglise moraalifilosoof. Ja tema ütleb siis niisuguseid asju, et leidub kõikvõimalikke viise, kuidas moraal saab inimese
õnne silmas pidada, taandumata seejuures isegi avaramalt mõistetud utilitarismile. See ei ole minu tõlgitud, vaid on ilmunud väga hea eestikeelne tõlge Avatud Eesti raamatus. Ja kus on mu oluline lause? Kõike saab konverteerida õnne mõistestikku ja ikka jälle puutuvad niisuguste väärtuste kaitsjad, näiteks keskkonnakaitsjad, ütleb siis see Williams kokku dilemmaga, kas keelduda sellise väärtuste kvalifitseerimisest, mis puhul seda üldse arvestusse ei kaasata või püüda sellega siduda teatud kvantiteeti. Et lihtsamalt öeldes on siis niimoodi, et kui me tahame seda utilitarismi nagu tõsiselt võtta, siis me peame suutma õnne mõõta. Kas siis inimeste õnne või loomade õnne. Nii. Ja selle peale jõudsin umbes üleeile siis niisuguse inglisekeelse lauseni, kus siis Slavoj Žižek ütleb, et õnn ei ole üldse oluline ja üleüldse authentic masters are never happy, happiness is a category of slaves. Et õnn on üldse ühesõnaga orjadele mõeldud ja täielik jama. Tõin selle välja nagu sellepärast, et mida kõike erinevad ühele inimloomale siis õnn võiks nagu tähendada. Lubasin kõige selle juures rääkida ka nagu loomaõiguslusliikumise polarisatsioonist või sellest, et kogu aeg on nagu kuidagi sisse loomaõiguslusliikumisele on kuidagi sisse kodeeritud mingisugune võistlusmoment või mingi niisugune kaheks jaotumine, et praegu on ju ka nii, et osad organisatsioonid rohkem toetuvad utilitarismile, see tähendab seda, et nad tahavad võimalikult palju mõõdetavat tulemust tulevikus ja osad, ma arvan, et tänase päevani suurel määral ka näiteks Loomus ja organisatsioonid, kes siis temaga koostööd teevad, toetuvad siis sellele, et kas siis loomaõiguslikule võib öelda või deontoloogilisele võib öelda või kantiaanlikule võib öelda, et ükskõik, kuidas me seda nimetame, aga kindlasti mitte utilitarismile, sellepärast, et me nagu ei loe kokku neid loomi, keda me imaginaarselt tulevikus päästame. Et see ei ole nagu niisugune see number ja kõik need kalkulatsioonid ei ole nagu kõige olulisemad asjad, millele igapäevases tegevuses mõelda, aga oluline on ühiskondliku muutuse tekitamine. Et me nagu ei mõtle nii palju tagajärgedest, Singer räägib tagajärgedest, aga näiteks loomaõigusliku filosoofia kandjad Tom Regan ja näiteks Francioni on pigem kantiaanid. Ühesõnaga, ma räägin ja loen ja mõtlen neid asju sellepärast, et see puudutab ikkagi üsna kõvasti siis loomaõiguslikku igapäevatööd ja kuidagi loomaõiguslusele on nagu omane see, et kui tuleb mingisugune uus laine, siis sellega minnakse kaasa. Et näiteks me tsiteerime seda Jeremy Benthami lauset, eks ju, kuidas see nüüd oligi, et oluline ei ole mitte see, kas nad, mis see siis oli, et oluline on see, et kuidas nad kannatavad, eks ole, ja samal ajal Jeremy Bentham oli üks nendest, kes pooldas loomkatseid, seda me nüüd nagu jälle ei tea. Loomaõiguslastega on üldse niimoodi, et polariseeritud või mitte, aga teatakse, et kuskil seal 70-ndatel, 80-ndatel olid siis need esimese laine aktivistid peale Singeri raamatu ilmumist, mis ei olnud sugugi esimene teos, mis siis utilitarismile rõhus ja ütleme 90-ndatel, 2000-ndatel oli teine, see teine laine on ka nagu lõppenud, mis tekitab nagu küsimus, et kes siis meie nagu oleme. Et kas me oleme, ma ei tea, Ida-Euroopa laine või oleme näiteks post-krimi laine, ma mõtlesin, see on ka nagu õige, sellepärast, et me teatavasti sellest hetkest, kui meie tegutsema hakkasime, oli see niisugune väga paljudel põhjustel siis vägivalla maiguline direct action nagu ära lõppenud, kuigi ega seda vägivalda ka väga palju ei olnud. Nii et
et oleneb, kuidas seda nimetada. Ja praegu me olemegi siis nagu selles olukorras, kus on ühelt poolt on utilitarismile toetuvad aktivistide grupid, kes räägivad, et nad tegelevad efektiivse aktivismiga ja jääbki nagu arusaamatuks, et kas need ülejäänud on ebaefektiivsed. Et üks niisugune vastuolu on niikuinii olnud loomakaitse ehk siis animal welfare ja loomaõigusluse ehk animal rights'i vahel, mis on veel hoopis eraldi probleem ja mitte võib-olla nii palju filosoofiline. Mõlemat võib nimetada loomade eestkosteks, aga et kus siis see viimane polarisatsioon tuleb, kuigi tegelikult on õigem ilmselt öelda niimoodi, et ühel pool on efektiivne aktivism ja teisel pool on hoopiski animal liberation, ehk siis loomade vabastamine. Sellepärast, et ütleme siis niimoodi, et efektiivse aktivismi liikumine käitub kuidagi niimoodi, nagu nad oleks tekkinud tühja koha peale. Ja ma arvan, et see on ebaõige ja see ei ole nagu väärikas, arvestades neid organisatsioone ja neid erinevaid tegevusi, mida on aktivistid aastasadade vältel ju mõnes mõttes juba teinud, et kui Silver ütles, et loomaõiguslik liikumine hakkas seal 1830, võib-olla see oli pigem loomakaitseline liikumine, aga ehk need õiguslik element oli ka seal sees. Ilma sellesama niinimetatud vägivallaga, direct actioniga ei oleks see liikumine üldse nagu politiseerunud ja ütleme siis nii, et see, et me saame praegu siin konverentsi pidada, et me saame teha lobitööd, meediatööd, maailma veganiseerida, nii edasi, see on ju tegelikult ikkagi tänu suhteliselt revolutsioonilisele käitumisele ja ohvrimeelsusele, mida on teinud aktivistid enne meid. Aga praegu käib nagu niisugune, praegu meil käib võistlus, me loeme, kellel on rohkem liikmeid ja siis me loeme, kellel on rohkem Facebooki like ja kellel on rohkem annetajaid kindlasti, sest et see raha lugemine on nagu ka väga kõvasti tulnud loomaõiguslikku liikumisse. Ma mäletan, kui me 2000-ndate keskel alustasime, siis üks põhiline asi, mida rääkisid teised organisatsioonid Põhjamaadest ja üldse Euroopast, oli see, et nii kui te hakkate projektirahasid saama, olete te juba ära ostetud. Või et nii kui te hakkate, ütleme, teil läheb see niisugune riigi toetus liiga suureks, olete te juba ära ostetud. Siis apelleerides niisugusele inimlikule hirmule, et raha mõjutab organisatsioone, mida ta ka kindlasti teeb, sellepärast, et on küllalt ka organisatsioone Eestis, näiteks looduskaitseorganisatsioone, kes ei saa teatud asju teha, sellepärast, et nad on lihtsalt riigieelarve rea peal. Meie ei ole veel, ma arvan, et see on nagu oluline. Ja efektiivse aktivismi siis organisatsioonid kogu maailmas on ühe väga suure Ameerika fondi peal, see kõlab nüüd nagu mingisugune vandenõuteooria, võib-olla ongi, las ta siis olla, aga ütleme siis niimoodi, kes jagab raha nendele organisatsioonidele, mis päästavad võimalikult suure arvuga loomi. Ühesõnaga siis utilitarism on seal aluseks, me toetame seda, et te tegelete näiteks kanadega, sest neid on jube palju, näiteks kaladega, sest neid on jube palju ja nii edasi, aga ei tegeleta nagu selle ühiskondliku muutuse loomisega, sellega, milleks on nagu ühiskond valmis. Nii, kohe jõuan nagu edasi. See, kusjuures selle utilitarismiga on veel nagu niisugune asi, mis ma ütlesin ka, et ta rohkem sobib nagu loomadele, aga inimeste puhul väga mitte. Ma hakkasin mõtlema, et millised näited need oleksid, mis nagu inimeste puhul, et oletame niimoodi, et rahvused on ka erinevad liigid. Nagu ma ütlesin, ma võin täna rääkida mida iganes, on ju. See tähendab seda, et kui me päästaksime mingisuguse, ma ei kujuta ette, mingi geneetilise trikiga näiteks võimalikult palju hiinlasi, siis me oleks juba nagu võidumehed ja võiksime öelda, et me oleme kõige paremad, sest neid on rohkem kui meid. Või et näiteks loomkatseid peaks siis sel juhul tegema ohustatud liikidega, sest neid on nagu kõige vähem.
et kui me hakkaksime niimoodi kalkuleerima ja need mõttemängud jõuaks minu arvates nagu väga moraalselt õige koha peale, siis on muidugi veel see asi, et mida me peame arvestama, mäletate, ma päris alguses ütlesin, et me peame leidma nagu selle vundamendi, me peame nagu arvestama mingisuguste asjadega, kuidas me edasi läheme, siis üks selleks on aeg. Ja aeg määrab nagu selle, mida me teame. Ma tõin teile üheks näiteks, lihtsalt, et te võib-olla saaksite aru, mida ma mõtlen. See on Karl Grunewaldi raamatust. Kõik võivad kogeda lõbu ja rõõmu, et vahendid, mida on vaja, siin on jälle ristid õnnelikuks tegemiseks, on võib-olla teised kui nende puhul ja mängi mingit rolli. Mis te arvate, kellest juttu on? Kui te seda loete? Siin on nüüd ristide asemel peavad olema mingisugused asjad. Ma alguses mõtlesin, et ma panen sinna loomad, et siis te nagu näete, et kõik loomad võivad kogeda lõbu ja rõõmu, eks ju. Sõna õnn ma igaks juks jätsin välja, sest õnn, mäletate, oli täitsa arusaamatu asi. See tekst on tegelikult vaimupuuetega inimestest ja puueteta inimestest. Et siis kuskil 90ndate lõpus ja ma lugesin seda, sain aru, et tänapäeval me võime rääkida ka loomadest täpselt selle sama teksti kasutades, aga tol ajal ei oleks me selle peale tulnud. See oleks tundunud täiesti võimatu, sellepärast et see, et loomad võivad kogeda lõbu ja rõõmu, me ei teadnud tollal veel. Sellel samal ajal me ei teadnud igasuguseid asju, näiteks ma mäletan, kui me võtsime 1992 võtsime vastu haridusseaduse muudatuse ja haridusseaduse muudatus oli selline, et kõikidel Eesti lastel on koolikohustus. Siis see tundus nagu täieliku absurdina, sellepärast, et sinna alla olid siis mõeldud kõikide ka sügavate puuetega lapsed. Ja sellest ei saadud absoluutselt aru ja kõik need argumendid, mida siis tollal selle seaduse muudatuse vastu seal samas võimukoridorides räägiti, oli tegelikult ütleme siis nii, et erakordselt sarnased nendele, mida praegu loomade lobistidele tehakse. Kuigi tegemist oli siis meie endi lastega tollel hetkel. Lugesin siin selle paari päeva jooksul, kus ma seda kõike juttu kokku panin ka näiteks niisuguse asja, et kuni 1980-ndateni tehti imikutele operatsioone ilma valuvaigistiteta, sellepärast, et arvati, et imiku aju on nii halvasti arenenud, et ta ei tunne valu veel. Et kujutage siis ette, missuguseid füüsilisi, psüühilisi kannatusi põhjustati imikutele, ilmselt enamus suri sinna lauale lihtsalt ära, eks ju. Ja see oli nii jube fakt, et ma helistasin sellele kirjutajale, küsisin, et ega ta ei ole segamini ajanud, et äkki see oli 1880. Aga see oli 1980, siis ma mõtlesin, et minu enda poeg sündis 1987, et näed, pääses. Miks ma seda koledat näidet teile toon, on lihtsalt nagu see, et me peame selle ajaga arvestama ükskõik, millele me toetume, kas me toetume utilitarismile, mingisugusele muule suhtumisele. Neid asju kirjutades ja uurides tuli mul meelde, et metsloomade tsirkuses kasutamise keelustamise peale läks loomaõigustastel 10 aastat. Ühesõnaga, me pidime tekitama niisuguse olukorra, kus ühiskonnas kõik inimesed sellest rääkisid, igal ühel oli seisukoht. Ja miks ma tean, et me järgmisena keelustame karusloomafarmid, sest absoluutselt igal ühel on seisukoht. Ma lähen emmaste poodi ja seal ka räägivad omavahel, kas nad on poolt või vastu. Et see on see, mida me tegelikult teeme. See ei ole üldse utilitaristlik, sest karusloomi on kohutalt vähe. Järelikult me ei peaks sellega tegelema. Seda ütlesid veel 4 aastat tagasi efektiivsed aktivistid, et karusloomadega ei ole mõtet tegeleda, neid on väga vähe. Ja minu meelest on see nagu haigelt tegevalt loll väljend, sellepärast, et kannatus taandub ühele loomale. Ja see, mida me saame teha, me saame muuta ühiskonda selle ühe looma jaoks, mitte imaginaarsete miljonite jaoks. Nüüd niikaua, kui ma otsin, mõelge selle targa jutu peale, mis ma rääkisin.
üks hästi tore kliinilise psühholoogi raamat, Motivational Methods on üks raamat, mis ka siis seda utilitarismi ja efektiivset aktivismi ja altruismi sinna juurde nagu kritiseerib, ütleb ka, et teeb nagu selgeks, et selle asja taga on väga kõvasti raha, mida rohkem tulevikus sündimata jäävaid loomi päästetakse, seda rohkem raha saab, toob välja väga mitmesuguseid põhjuseid, miks see, et vegan sõnumit ei levitata, kuna see olevat ebaefektiivne, et miks see toob nagu tegelikult loomade vabastamisele tulevikus väga palju halba. Ta räägib nagu sellest, et kui sa inimest mõjutad, siis seal peab olema ka lõpptulemus. Et sa ei saa nagu inimest mõjutada, et ole natuke vähem rassistlikum, ole natuke vähem vägivaldne, ole natuke vähem, ma ei tea, omakasu püüdmatu näiteks või mida muud negatiivset välja tuua, vaid ta ütleb, et kliinilise psühholoogina ta usub sellesse, et inimeste käitumist saab muuta sel juhul, kui seal on lõppeesmärk. Ta on töötanud hästi palju vägivalla all kannatavate naiste abistamiseks ja ta on töötanud hästi palju siis sõjaveteranidega, siis USA sõjaveteranidega, ütleb, see peab kindlasti olema lõppeesmärk. See, mida teevad utilitarismile toetuvad efektiivsed aktivistid, see ei toetu lõppeesmärgile, vaid see on kuidagi niisugune hägune, et seal on nagu see, et mingil hetkel võib siis ütleme, näiteks Veika rääkis welfare'ist, eks ju, et see welfare ja welfare saab nagu kokku kuskil keskel ja ühiskondlik kokkulepe ongi täidetud, et mis me siis nagu teeme. Siis on üks niisugune kirjutaja nagu Corey Lee Wren, kes jõuab lausa selleni, et efektiivsed aktivistid on sellepärast ei räägi abolitsionismist ehk siis sellest deontoloogiale ja kantiaanlusele toetuvast filosoofiast või suhtumisest, sellepärast, et kui tulebki abolitsionism, siis need organisatsioonid ei saa enam raha. Mis tundus mulle nagu ka tore ja naljakas, sest see oli nii, tundus nagu absurdne, aga mine tea. Ja muidugi kõik need lihtsalt selles mõttes, et kui ka nii juhtub, siis see tõenäoliselt ei juhtu lähima 20-30 aasta jooksul, eks ju. Aga eks ta teoritiseeris. Jah. Ma ise arvan, et ei ole väga tark, ütleme siis pikaajaliselt loomaõiguslasena tegutsenud inimesena, ma arvan, et ei ole väga tark lähtuda ühest konkreetsest filosoofiast ega ka konkreetsest strateegiast, sellepärast, et mõjub kombinatsioon ja vahel ei mõju ka. Mul tuli meelde üks niisugune lugu, mõned teist on seda kuulnud, kuidas ühe suure mittetulundusühingu juhataja küsis, et kuidas siis ikkagi selle värvipritsimisega Eestis on. Et kui ta paneb nagu kasuka selga, et kas siis, et mis temaga võib juhtuda ja siis me rääkisime talle, et seda ei ole, see oli Toompeal muide Riigikogus ühes fraktsioonis, jah. Ja siis me rääkisime, et Eestis ei ole seda kunagi juhtunud, keegi ei ole kunagi värvi pritsinud, isikusuunast vägivalda ei ole olnud ja kõik nii edasi. Ja ta oli nagu hästi rahul meie vastusega, see tähendab seda, et me olime leebed, me ei olnud radikaalsed, me ei olnud järsud. Teate, mis juhtus? Ta hakkas järgmine päev kasukat kandma. Ja siis ma mõtlesin ka, et mida paganat, et mis strateegia see nüüd siis on, et mis see siis nüüd on õige, et kas me peaksime olema järsud, ma pärast ütlen, kes see oli, aga mitte siin ees. Et väga keeruline valida mingisugust taktikat ja see oli niisugune kurb lugu, aga samal ajal kuidagi moodi koomiline ka. Jah, siit ma jätan nüüd vahele, sest minu aeg on küll täiesti täis. Siis
kõik, kes seda utilitarismi kriitikat loomaõigusluste valguses on kirjutanud erinevaid artikleid, mitte kõik, vaid üsna paljud toovad sinna sisse ka loomulikult kapitalismi ja selles mõttes, et nagu efektiivsel aktivismil puudub täiesti kapitalismi kriitika ja puudub nagu täiesti niisugune terviknägemine selles mõttes, et see on üks rõhumisvorme, nad räägivad nagu see oleks välja võetud kuskilt ühiskonnast, et see oleks välja võetud mingisugusest, et seda saaks nagu käsitleda eraldi muutusena, aga tegelikult ei saa, et see on lihtsalt midagi niisugust, mis tekitab kerge väikese muutuse ja korralikumat muutust ei saagi tulla, sellepärast, et tekib selline puhta südametunnistuse kujutelm, eks ju. Kui me ei pane kanu puuri, siis näiteks, see on lihtsalt üks näide, siis on justkui midagi paremaks läinud, inimesel on südametunnistus puhtam ja maailm ongi parem, mida ta tegelikult ju väga ei ole. Ma oleks väga tahtnud kuulda tänast ettekannet, mida plaanis teha Elisa Aldala, mis on siis afektiivsest eetikast, tunde-eetikast eesti keeles öeldes. Tunde-eetikast ja mis toob kogu loomaõiguslusse sisse uuesti emotsiooni ju tegelikult. Ma ei ole kõik väga palju lugenud selle kohta, aga mis minu arvates on nagu väga hea, sellepärast, et ma arvan, et hoolimata sellest, kas me räägime efektiivsest aktivismist, kas me räägime utilitarismist, deontoloogiast, fransioonist, ükskõik kellest, siis tegelikult see, mis on vundament, on emotsioon. Kui me ikkagi ei tunneks midagi, kui me ei tunneks neid asju, mida näiteks Kadri Jaavik oma ettekandes näitas, kus need mehed rääkisid, mis nad tundsid, kui nad vaatasid erinevaid videosi, või kui nad said aru, mis tegelikult toimub. Kui meil ei oleks seda tunnet, seda emotsiooni, siis ükski filosoofiline teooria ei aitaks meid. Et meid aitab see, mida me tunneme sellel hetkel, kui me näeme. Ma arvan nii. Siin on veel see, siia ma kirjutasin üles, mis raamatud ma lugesin. Siin on sellest Bernard Williamist, Casey Duftise Motivational Methods for Vegan Advocacy on hästi hea käsitlus. Siis miks ma need see üles kirjutasin? Sellepärast, et enamus nendest raamatutest ja veel mitusada erialaraamatut on meie Loomuse ja Vegan Seltsi ühisraamatukogus, mille nimi on LõR. Ja LõR tähendab loomaõiguslik rõhumisvastane raamatu. Ma ei mõtle, kus see R sinna tuli. Aga muidu oleks lõrv olnud, eks. Jah, täpselt. Ja. Et see on üks asi, mille üle ma olen väga uhke. Ja siis, mis ma tahan öelda, on see, et nagu te aru saite, tegelikult ei olnud ma praegu eriti veenev. Ja nagu te aru saite, ma ikkagi ei jõudnud sellele, mis see siis nüüd on. Et mis on selle ma jõudsin, aga ma ei suutnud seda korralikult väljendada, hakkasin liiga hilja lugema neid meie tarku raamatuid. Aga kuna mul nüüd peaaegu, et alates homsest on rohkem aega kui iial varem, siis tegin ma blogi. See on juba olemas. Ja ma panen selle kokkuvõtte, kui ma olen selle kokku kirjutanud, esimese teksti sinna nädalavahetusel sinna blogisse. Ja see, mis ma siis hakkan seal Hiiumaal metsas koos kassidega tegema, ongi see, et mul on terve nimekiri erinevatest artiklitest, mis on loomaõiguslikud, mis ma sinna saan kirjutada. Seal on 2 K-d, sest keegi oli Kadri blogi juba loomulikult ära võtnud, eks ju. Keegi meie Kadridest see ka ei olnud, ma ei tea, kes see oli. Et kus siis tuleb erinevaid tõlketekste ja kõik niisugused, kus mu käsi on kuidagi mängus olnud, et see on siis see, millega ma hakkan homsest tegelema. Vot, mul läks isegi aega üle 2 minutit, vabandust. Aitäh. Kas on küsimusi? Ärge viisakuse pärast ka küsida. Okei, aga siis me ei saa veel sind siit ära lasta, Kadri, sest et täna on su viimane päev ja ma arvan, et meil on sulle üle anda üks väike tänu. Ma mõtlesin, ma teen ise selle piduliku...
mulle nüüd antakse Eduard hoida või mis asja te teete? tulge. Body. Yeah, you have a question. You can... Thank you, Katri. It was very interesting to hear. I guess I'm going to be a typical masculine person after a lecture because I'm going to be like, this is more a comment than a question, which is, I think, always what men say after lectures. But Thank you. but my experience of these, like some new types of animal activism, is that very often it is said that we are doing what is most effective, because that's like this mathematical principle that this is how we justify what we do. But my experience still is that actually what people do in these movements is still what they want to do. Yeah. What is comfortable, what is nice to do, what creates togetherness. They are not sitting around with calculators making exact prognosis. Okay, if we do this action, this will lead to 10 to 15 animals saved, and then next week maybe 1,000. I don't know, do you recognize this at all? Or Yes, I do, but I think that if there are foundations would give you money because you say that in 2025 there will be 2 million fish less mutilated, then there is a calculation. So I really don't like that. So, but as you see, it's not the. I had to think about these things, why it is so important, this calculation thing. I thought I was agreeing with you, but maybe I wasn't. Maybe you was you? Really? You see, I'm confused because, No, yeah. because of them there. You see, they are standing and they want to give me a pillow. Yeah, because in a way I think that often you maybe get money based on calculations, but I think you can't organize your action completely around that because people act, they need a social context to do things, and eventually I think it's practice and praxis that really forms what you do. But yeah. Yeah, but then even if I'm criticizing and I'm really worried where this movement is going, I think globally, not in Estonia but globally, I still think that animal rights people and vegan activists are the best people in the world, so they are. So it's not critique, it's more like, let's think about it, isn't it? We should think about these tactics and things, yeah.